no tere, Merike. tere, Lea. Oota, kaua me nüüd tunneme? Me tunneme umbes minutites võib-olla 10 minutit. No võib-olla jaa, aga, aga see on nagu mega huvitav. Vaata, kuidas lihtsalt mina ütlen, et juhuseid ei ole olemas, et meid lihtsalt tõugati sinna ühte kohta ja see oli vajalik. Ja kusjuures on nii huvitav, et sinu ala tegijat ma olen pikalt otsinud. Mul on käinud sellised nüüd podcast'is ka sellised väiksed tegijad. Sa ise ütled kohe, millega sa tegeled. et aga see oli nagu mega lihtsalt, et no eks me võime ju välja ütelda, kus me siis olime või? Ja, ei, võime ja me saime väga huvitavas kohas kokku nagu ööklubis Manna La Rosa. jah, Okei, aga me ei teinud seal ööklubi asju, me tegime seal ikka seda asja, mida me vist praegu sinuga hakkame ka rääkima. jah. Sellepärast, et ma tahakski rohkem teada, millega sa siis nagu tegeled, eks ju. Ja siis ma hea meelega räägin ka, millega mina tegelen. Tahad sa ise alustada? ja ma võin alustada selles suhtes, et ja me tõesti saime seal Manna La Rosas kokku ja siis minul anti käsk siis olla midagi kärtsus-mürtsus, mis ei ole üldse minu teema, tavaliselt ma ikkagi armastan musta, nagu te näete, eks ju. Ja Mhm. siis vaatan, et kuskil hõljub seal veel kärtsus-mürtsus naine, ju ta siis tuleb sama asja tegema, mida mina. ja siis lõpuks oligi, et siis kui mina sain oma asja ühele poole ja siis minu meelest sina, Lea, tulidki, et täitsa lõpp. Ja mina mõtlesin ka, et ma räägin seda asja, et kuule, ikka täitsa kattub, et millega sa tegeled, onju. Siis ma ütlesin numeroloogiaga. Ei no ma arvasin, kuhugi sinna see läheb, et minul ka, mis hakkasid Saturnist rääkima, mingist asjast, mõtlen, astroloog, ai kurja, ma ütlesin välja nüüd. Ja, Astroloogia või? Siis ütled, et no jaa. Ja siis saate aru, meil läks kohe niimoodi nagu vanad tuttavad saime ja, kokku. ja eks jah, numeroloogiaga, et ma muidugi nüüd olen nähtaval siin olnud mingisugune aastakene, aga ma olen seda paar aastat juba teinud, lihtsalt hirm oli välja tulla sellega. mhm, aga ma sain aru, et ikkagi nii nagu ma räägin oma edukuse koodis, et mul ikka täiesti nagu jalaga ajab tagumikku nagu teatud numbrid. nii mhm, nagu me mhm. numbritega tegeleme siin mõlemad, eks ju, Just, siis just, ma just. mõtlesin, Mhm, et mhm. kurja kah, noh, kivi, paber, käärid ma hakkan tegema, et siis ja numeroloogia. Ja sina? Nii, ja mina olen siis astroloogia nii-öelda, astroloogiaga nüüd niimoodi seotud, et see viimased 5 aastat on tõesti niimoodi, et see on hästi tüüpiline astroloogi tee, kusjuures ma olen aru saanud, et väga kaua tegelikult mind tõmbas alati igasugused, ma olen ka natukene numeroloogiat enda jaoks õppinud, taro on minu jaoks tuttav, aga kui ma hakkasin astroloogiaga nagu sellisel kujul tegelema, nagu ma täna siis tegelen, ma sain nagu kohe aru, et see on minu ala. Ja mis on siis see tüüpiline, mida paljud astroloogid ütlevadki, et täpselt nii kaua, kui sinu teadlikkusse või teadvusesse kogu aeg ainult lükati seda, et noh, päikesemärk ja kuidas siis, ma ei tea, neitsidel läheb või kaaludel läheb või kaladel läheb, eks ju. Et läbi selle päiksemärgi see asi tundus nii liiga lihtne, võib-olla üheülbaline, on ju, primitiivne. et kuna ikkagi see sünnikaart on ju inimese nagu kasutusjuhend või nagu ongi manual. mina ütlengi mina ütlen kogu aeg, et see on Ma ütlen ka kasutusjuhend. kusjuures ja. Ja siis, kui ma sain aru, et issand, et seal on täpselt need asjad kirjas ja just, et mulle meeldib nagu keerulisus, et ma olen ka Aa, tundnud, et mingid asjad nagu võib-olla ma tüdinen ära ja see on mhm. see, mis ei lõpe, vaata, et sellest astroloogiat saab nii palju edasi arendada. Et noh, alates siis sealt sünnikaardist kuni selleni välja, on ju, et me ju tegelikult isiksusena ka areneme, on ju, saab vaadata nagu selliseid arengukaarte, on ju, saab vaadata minevikku, astroloogias ei ole ju aega, on ju, et sa näed Mm. põhimõtteliselt noh, ütleme ka, et ma täna nagu siis nimetan ennast ikkagi professionaalseks astroloogiks ja nõustajaks ja koolitajaks, et noh, ma ei kujuta ette, et ma nüüd noh, iga päev istuks ja vaataks, mis on homme või mis on nädala pärast või noh, Mhm. ma nagu enam-vähem vaatan ära, onju, ja siis ma elan no, rahus oma selles olevikus edasi, onju. Aga Mhm. kindlasti jah, selle 5 aasta jooksul on olnud selline hästi sügav nagu mõtestamine ja tagasivaade nagu mingitele sündmustele, vaata, mis on elus ikkagi raputanud. Ja need tulevad Mhm. sealt välja, need huvitavad seisud, eks ju, et noh, see on nagu see, mis ongi nagu issand, et astroloogia ongi päris, et see ei ole nagu mingi selline, et lihtsalt me siin räägime, et millal, ma ei tea, juukseid lõigata või millal autot Mhm. osta või millal abielluda, et noh, see on selline nagu esmatasand, mis on nagu fine, aga jälle, kellele see sobib ja kellele ei sobi. Et mulle meeldib nagu see filosoofiline pool astroloogias.
see on nii lahe. Esiteks tahan siia veel tagasi tulla, kui me Leaga siis tutvusime seal esimesed sekundid, siis Lea ütleb, ma olen ka selline inimene, kes kogu aeg kätega räägib ja siis me mõlemad rääkisimegi see 2 minutit seal niimoodi kätega. Ja see on üks asi, miks meil kohe nagu niimoodi sünkas see värk. Aga nii huvitav teada enne numeroloogiat, ma otsisin ka nõks oma kohta, et mul on selline nagu vaimne teema on elupäevad läbi käinud ja praegu noh, muidugi ma vaatasin, meil leppisime kokku, et me natuke piilume üksteise sünniaegadesse, eks ju, ja mina ikka alati räägin edukuse koodist, et mis tuleneb siis sinu sünnipäevast, kuust ja aastast, siis ma saan nagu põhiasjad saan inimesest teada. just, Et just, siis just, just. ja nagu ma ütlen, et siis ma näen kohe, et kas sa oled minu tass teed või mitte. Et aga kui ma olen sündinud 16, sina oled 31 ehk siis liites kokku on 7 + 4 ja me sobime sinuga nagu ideaalselt kokku, nii et vaatame, mis okei. natuke nagu meelitan, vaata või kohustan Meelita, juba. meelita ja Ja, ma meelitan kohe vastu, ma meelitan kohe vastu. Printisin välja no nii kähku. kiiresti ja ma mõtlesin, et tead, arvutist on paha vaadata, et ma tahan kogu aeg, et mul oleks sinuga silmside ja printisin välja ja vaatasin siis ära, onju, et kus sinu päike asub, onju, et noh, astroloogias on ju 12 sodiaagi märki ja siis on ka 12 astroloogilist maja. Iga maja kui ka iga märk, vaatad, on nagu mingisuguse eluvaldkonnaga seotud ja sinu päike on 9. majas nagu ka minu päike. Ja mis see tähendab, ma ei tea astroloogiast midagi. Väga hea, et selles väga hea, et 9. maja on seotud sümboolselt hamburi märgiga, aga hamburi märk ongi meil kõrgharidus, ka välismaa erinevad filosoofiad, religioonid, astroloogia. Ma usun, et numeroloogia võib sinna samamoodi liigutada. Ehk siis sellised vaimsed teemad tegelikult, maailmavaate pidev nagu arendamine. Ja üks selline huvitav asi, võib-olla ma küsin otse, kas sul on olnud nagu nooremana ärevust ka? Võib-olla ärevuse all, kui näiteks ütelda see, et kas ma teen õigesti või ei tee ja kogu aeg tahan nagu sobituda erinevatesse kohtadesse, kas seda saab ärevuseks mainida? Jah, pigem selles mõttes, et üldiselt on niimoodi, et kui ikkagi selline, noh, päike on ikkagi nagu me ju siin päikesesüsteemis elame, on ju, päike on nii oluline, ta ei ole küll planeet, on ju, aga et ta on seal 9. majas, et ma olen vaadanud lihtsalt seda, et need, kellel 9. majas on palju asju, noh, ütleme siis päike või Merkuur või Veenus või noh, sest et astroloogias vaadatakse ikkagi, mina vaatan üle 10 punkti, panen nagu kaardi peale. Et kui see päike seal 9. on, see võib vahest olla selline, et kas ongi seesama heas mõttes vaata see, et kas ma teen õigesti, sa tahad nagu kogu aeg edasi liikuda, et noh, et sa ei taha nagu ühe koha peal istuda umbes nii, et ja olen küll sipelgad. Ja ma olen selline sipelgad püksis inimene kogu aeg olnud läbi, võib-olla seda saab ütelda ka ärevuseks, et ise ma niimoodi, minu jaoks ärevus on sõna selline, et noh, nagu hull pabistaja, aga ma olen pigem see, et kes kogu aeg võtab riske, hüppab nagu vette ja siis ulbib seal jälle, tulen välja, jälle hakkan otsast peale. Aga räägi edasi, juba on huvitav. Ja vaata, sinu ja minu erinevus, siit tulebki see, et näiteks ma tajun, et sa oled selles suhtes kindlasti julgem ja vähem ärev. Et hästi oluline on tõusumärk, et tõusumärk ongi, vaata, kui 12 astroloogilist maja on, siis sealt, kus esimene maja algab, see punkt on nagu meie tõusumärk. See muutub laias laastus, noh, ütleme keskmine on 2 tunni tagant, vaata sellepärast enne, kui me korra salvestama panime, ma küsisin seda kellaaega, eks ju, et ma arvan, et sa oled selle kellaaja nüüd oma nii-öelda kehatundlikkusega nagu päris hästi pannud, sest ma nagu tajun seda kaarti nii, et sul võib olla lõvitõusumärk. Okei, väga hea teada. Ehk siis, noh, vaata, kuna sa oled päikesemärgil kalad, on ju, siis kalad pigem võib-olla on ikkagi sellisem, võib-olla natukene ebamaise, mitte see ebamaine ei oleks, aga see lõvi annab kohe seda power'it, teeme ära, loovus, heas mõttes selline, noh, tõeline kuninganna, on ju, et lõvi tõusumärk sobib, see annabki nagu välimusele kohe sellise esmase nagu, noh, välimus, vaatad otsa, seal on sellist kirge power'it, on ju. Aga see on nagu ülilahe ja ma lihtsalt nüüd poole silmaga piilun, et vaata, tahaks kohe midagi veel öelda. Aga kus ta sinul on, kui sa ütlesid, et see koht on meil erinev? See on meil erinev ja vot see ongi see, et minul on Skorpionis ja ma olen päikesemärgilt Neitsi.
et selles mõttes, kuna Neitsi on maamärk ja Skorpion on veemärk, siis noh, nemad tegelikult omavahel nagu need elemendid hästi klapivad, eks ju. Aga Skorpion on hästi suure privaatsusvajadusega, hästi-hästi tundlik, aga ta oskab endale panna sellise maski pähe nagu mina praegu. Aga seal all võib olla sihuke tundlik neitsi. Tegelikult ma tahan hoolitseda, ma tahan olla maailmale kasulik. Ja inimesed hakkavad teda ka tihti ära kasutama. Ja siis ta tajub seda ja siis ta hoiab seda Skorpioni maski, mis on tema selline heas mõttes kaitse tegelikult. Sest et ennast tuleb ju kaitsta, ega keegi teine sind ei kaitse. Absoluutselt. Nagu nii huvitav selles suhtes, et mina ju vaatasin ka sinu numbreid, eks ju, ja siis nii nagu ma ütlen, et kuidas kõige kiiremini inimest nagu lugeda saab, ehk siis minu koolkonnas, kus ma õppisin, siis on see edukuse koodiks nimetatakse, et kus saab kohe tugevused, nõrkused teada. Siis tead, enne seda ma tahan veel ütelda, kui ma ütlen oma kohta, ma olen selline kogu aeg olnud nagu ärinaine, et mind tegelikult mingi 3 aastat tagasi tuntakse, ma elan Soomes juba 18 aastat, ikkagi kui ärinaist, ma liikusin kogu aeg nagu ärimastaabis. Ja siis, kui tuli niinimetatud see majanduslangus, mis lõi mind nagu põlvest nõrgaks, siis ma sain ju väga hästi aru, universum andis ju kogu aeg märke, et ma jooksen vales suunas. Näe, sa irvitad seal praegu. Ma tahaks nii vahele segada. Ma sega vahele siis nõksu. Räägi. Ei, kõik on väga hästi. Ma lihtsalt vaatan ja muigan. Ja kusjuures ma tajusin ju seda ära, sest ma olen ju enne lastekodus töötanud ja kõik muud asjad, eks ju. Ja siis, kui ma hakkasin siin mingit pusinessi ajama, et ikkagi no raha peab ju nagu teenima, eks ju. Ja siis nüüd lõpuks tänu sellele, et ma otsisin seda vaimset teed nagu veel rohkem, siis ma hakkasin astroloogiat nagu uurima. Siis ma teen, joh, Heidi, mulle issanda päike enne looja, kui ma kõik selle selgeks saan. Ja sina ütlesid, et sina ei taha, et asi oleks nagu lihtne, vaid et asi oleks veel nagu selline keeruline, kui uurid ja puurid. Kui sa nüüd mu kaarti vaatad, kas sa saad aru, et mina ei ole selline nagu uurija, ma olen, aga mul on, no ma ei tea, kui hästi seda näeb, aga mul peab olema nagu, et ma võtan ühe sihi ja siis ma lähen sinna ja numeroloogia on täpselt nagu tead rusikas silmaauke eesti keeles. Ja nüüd ma sain ka aru, et mul tulevad jõukarvad üles, kui ma kuulen, keegi on astroloog, ma ütlesin, et oh, nagu maht siin on ja mina nagu käin oma nendega ja muidugi ma saan ju tegelikult väga hästi mängitud nende numbritega. Ja kui ma näiteks vaatan nüüd sinu edukuse koodi, mis ma nägin, et sul on 4, 8, 9, 3, 6 ja see keskmine number 9 viitabki sellele, et sulle, no see on ka 9. Vaata, sa ütlesid, et meil on päike, ma ei mäleta, mis majas. Jah, ja siis ma tõmbasin kohe kõrva kikki, et nii huvitav, et see number 9 on, et see tegelikult viitabki siin sinu puhul, et sa peadki tegelema vaimsusega ja aitama inimesi läbi sellise vaimse arengu nagu ülespoole. Et sul ka ei ole väga selline pusinessiga nagu tegemist, aga sa pead liikuma läbi vaimsuse ja aitama teisi ja läbi selle liigub ka sinu materiaalne see pool. Ja muidugi siin näiteks, mis 4 ja 8 on väga huvitav, sa ütled, et sa oled selline naine, kes on nagu muidu hästi selline ninnu-nännu, on ju, aitad, tahad kõike aidata, aga tõmbad selle maski väga niimoodi. Ja vaadake teie, kellel on nüüd see 4-8 edukuse koodis olemas, vot see on nende see teine pool, et nad on kontrollivad iseennast, vaatavad, kuidas teistel nagu kontroll peab majas olema ja nendel on see väga oluline, näiteks sinu puhul ka, Lea, et ma arvan, et sa kindlasti oled elus õppinud seda, et alguses tahad kõiki asju ise teha, aga sa saad aru, et sa pead ikkagi delegeerima, sest muidu sa ei arene, sest seal nagu kohe sa sulgud kinni, on ju, ja siis võt niimoodi. Aga ma jätan ka pool rääkimata, siis saad vahepeal sina rääkida. Ja tead, kuna sa rääkisid, et sa oled see business mutt ja vaata, me nagu juba nagu kõik vist alguses kuulsid, et või kui keegi kuulab poole pealt, et me ei tunne ju veel üksteist üldse, on ju. Et nüüd me oleme juba peaaegu 3 korda rohkem tunneme, on ju, kui me alustasime. Et sinu sünnikaardis on näha, et sa oled tegelikult juba eelmises elus on niisugune kõva, kas poliitik või rahamutt või noh, kõva juht. Ja. Et rahaliselt on sul kogu aeg olnud selline ikkagi noh, tugevalt domineerinud on see kõik see pool, et ma arvan, ehk siis tegelikult, kuidas seda siis vaadatakse, astroloogia keeles kasutatakse kuusõlmi, et need on fiktiivsed punktid ja kuusõlmed on siis see, et lõunasõlm näitab meie eelmise elu kogemust ja põhjasõlm näitab nagu selle elu suunda, kuhu me peame liikuma ja sul see eelmise elu siis nii-öelda see lõunasõlm ehk siis noh, ka karmasõlmeks vahest nimetatakse, see on 10. majas. Ja 10. maja ongi nagu ütleme, kui siis sodiaak on niisugune ümmargune ring ja see kõige ülemine tipp.
see, mis paistab nagu inimestele väljapoole, nagu sihuke ühiskonna poole või nagu maailma poole, onju, mitte nagu kodu poole, all on nagu kodu poole, onju, juurte poole. et jah, sul on see eelmise elu karma, Veenus, Merkuur, noh, ütleme Heiron ka, onju, need on kõik erinevate nii-öelda omadustega või annavad nagu inimesele erinevaid nii-öelda asju kaasa. aga põhimõtteliselt jah, see kõik viitab juba sellele, et see kontsentratsioon, et sa oled olnud selline ikkagi väga tugev liider, heas mõttes ka võimukas, noh, et vaata jälle, et kuidas me inimestena anname hinnanguid, et kui keegi on üli selline heas mõttes enesekindel ja ta tunneb oma väärtust, onju, siis noh, mõned inimesed kõrval võivad hakata ütlema kohe, et oh, ta on ülbe või ma ei tea, jah, onju. et noh, ma arvan, sa oled ise seda samamoodi kogenud, onju. et igal juhul ütleme siis nii, et see on see eelmise elu tugevus, mõnes mõttes ka võib-olla tehtud tee. et võib-olla sa saadki siit nagu mõelda, et kõik see, mis on tehtud, vaata, ei anna võib-olla hingele enam piisavalt uut arengut. ja kuhu siis tuleb suunduda, ongi nagu see suur küsimärk, eks ju. ja astroloogias siis seesama kuusõlmede vastaspunkt ongi täiesti seal vastas ja nüüd ta ei ole seal üleval 10., vaid tuleb siia alla 4. ta tuleb täpselt 180 kraadi, sest ring on 360 kraadi, tuleb täpselt sinna alla. tuleb alla kodumajasse. nii et võid nüüd mõelda, et kas sinu suund, kodumaja, 4. maja on nagu hästi üldine mõiste, on ju, et me ei saa öelda, et see on ainult see, et ma ei tea, sinu kodu või ainult sinu pere. ta on ikkagi nagu samamoodi, ta on ka nagu isamaa või mingid oma juured või oma suguvõsaga tegelemine. noh, see on hästi-hästi lai skaala, aga noh, selles mõttes, kui niimoodi hästi lihtsalt sa tahad mõista, on ju, et karjäärimutist peaks saama selline tõeline juurte harmoniseerija, sellepärast et su eelmise elu karma ei ole ainult 10. majaga seotud, vaid ka jääramärgiga. ja jäär on kindlasti tugev juht. negatiivses mõttes võib ta olla ka selline võib-olla jäik või nagu see, et mina pean kogu aeg olema esimene, on ju. tihti inimesed kasutavad seda eelmise elu karmat võib-olla isegi esimesed 40 aastat, et tal on nii tugevalt, vaata, see on nagu kuskil DNA mälus, keha mälus, on ju. no juba hakkad naerma või? tead, see on nii naljakas, mul õde, kui käib külas, ma olen paljudes kohtades seda ka ära maininud, vestlusõhtutel näiteks ka, et siis õde oli mul seal kaasas, et õde alati ütleb, et sa nii domineerid kogu aeg, aga sinuga nüüd, kui ma numeroloog olen, et on hästi huvitav, et ei nagu ei anna alla ka, aga ütleb, et täitsa lööb mulle selline nagu tugev energia, vaata. ja siis, kui ma näen, et kohtade ajal mingid inimesed aru ei saa, siis ma, kuidas sa aru ei saa, siis on niimoodi, saad aru, nagu tahaks nagu rünnata, aga see on see koht, kus ma pean ju tegelikult õppima seda just seda nagu pehmust ja ma saan ka aru, et siin nagu eelmistest eludest see nagu pressib peale. see tunne, et vaata, varem hüppasin rinnaga peale ja nagu lämmatasin ära, et kui aru ei saa, siis saad aru. et kuidagi tundub. kas sa tahad jätkata veel või ma ja ei, ma lihtsalt. hea meelega jätkan ja et selles mõttes sa ise tegelikult tajudki täpselt õigesti ära, kuhu poole nagu elu sind lükkab ja kuhu sa poole saad minema. et selles mõttes ja, et sa pead minema nagu selles mõttes oma selliselt elusuunal selliselt sellest jääralikkusest kaaludesse, sest et noh, astroloogias kogu aeg igal pool kasutatakse teljed ehk siis vastasmärgid, on ju. samamoodi neitsi vastasmärk on kalad, nagu oled sina, on ju. me oleme ka nagu, näitame üksteisele oma kas nagu seda varju külge ja vastupidi, on ju. et noh, selles suhtes, et mitte nüüd nagu minna uude teemasse, mul on hull oht, et ma hakkan nii palju nagu tahtma kohe nagu sulle kõike ette siin kõik ära rääkida. kõik ära rääkida, et jah, et sa, kui siis jah, nagu see lause lõpetada, et su elusuund on pigem nagu võib-olla rohkem minna endasse sisse, et nagu karjäär on juba tehtud eelnevalt, eks ju. mis ei tähenda, et see peaks nagu ära kaduma, et tihti vaata sellega ka muuseas inimesed nagu lähevad natuke rappa, et nojah, see on see, mis ma olen juba teinud, seda ma enam ei tohi teha, ei ole nii. see on nagu see, et kõik see, mis on selles hea, seda sa võid kasutada, aga sa ei tohi nagu kitsalt jääda kinni, et selles elus sind ainult drive ib see, et sa saaks kuulsaks, et sa oleks igal pool esimene, et sa oleks tähtis. et kui on see ainuke asi, mis sind drive ib, siis sa tegelikult nagu ei lähe oma õiget nagu seda karmateed, on ju. et tegeledes ka juurtega ja nüüd see kaalude märk siin selle nagu selle elusuuna juures tähendabki diplomaatia, ka üks-ühele töö, on ju, et mitte, et sa oled niimoodi, ainult mina olen tähtis, et sa nagu ikkagi kogu aeg jagad ja teed partnerlust, nagu me praegu sinuga. ja see on nii huvitav selles suhtes, et vaata kui huvitav. see on huvitav, vaata kui huvitav, täitsa nüüd ei oska seda
ma lihtsalt nii hämmingus sellest, et nii kui sa ütlesid, et see läheb sinna number 4 ehk siis see tähendab maja. ja siis, kui me see 2 minutit sinuga tuttavaks saime, sa ütlesid, et ma tulin sealt maakodust, vaata ta või elad kuskil seal ja siis ma mõtlesin, et meie nüüd elukaaslasega teeme ka kardinaalse nagu muutuse, et mul on soomlasest elukaaslane ja noh, ma väga palju ei tahagi ütelda, aga ühesõnaga lähen kohe metsa sisse ja ma tunnengi, et mind tõmbab nagu ära, sest ma ei taha väga palju publikut. Te küll näete mind, et ma vehin ja ma olen hästi selline emotsionaalne, ma olen seal pildis kogu aeg, aga see minu teine pool on hoopis mina ja minu sisemine maailm. Ja sa räägid nii huvitavalt, sest ma mingi paar aastat tagasi tajusin, sa ütlesid, vaata kuni 40-ndateni nagu keerleb see onju. ja, Täiesti nagu räägid tõtt ja siis hakkas mul mingisugune ütleme, no ma olen 47 praegu, ja, ja. 45 paiku hakkas tõmbama nagu omaette, aga samas tulin ka selle numeroloogiaga välja ja tahtsin sinust kusjuures ka kohe nüüd, kuule, panen sind ka nõksu paika, pane, et pane. ära kilka midagi, sa kindlasti ennast oled selles suhtes juba jälginud, aga siin, kui ma vaatan vaimsuse kolmnurka ehk siis see sinu kuu näitab seda numeroloogiliselt, siis sinul on lausa siin kolmnurgas on 2 × 8, mis tähendab seda, et sa oled ka eelmistes eludes ajanud taga raha ja kinnisidee on lihtsalt kogu aeg töötada ja näed, sa kõigutad oma pead ja sa tead seda väga hästi, eks ju. et see on huvitav, et see, kuidas me praegu elame, siis see annab just selle, et ka sina oled oma eluetapis teatud ajal ajanud seda, noh, ikka pusinessi ajanud taga. siis tundsid lihtsalt see, et nüüd on kõik finito, et nüüd ma lähen kuhugi mujale ja hakkan iseendaga tegelema, et nagu väga huvitav, näete, tundmata teineteist, me kuidagi peegeldame praegu. ja, et ma kommenteeriks seda sinu, sa ütlesid umbes 2 aastat tagasi, eks ju, oli sul see elumuutuse teema nagu ja tead, kust see tuleb? See tuleb ikka nendest samadest kuusõlmedest, millest ma rääkisin, eelmise elu karma ja selle noh, nii-öelda see suund, kuhu me peame minema. et astroloogias on kõik asjad tsüklilised, eks ju, et noh, nagu me teame, et päike tuleb iga aasta noh, samasse kohta, eks ju, et siis me noh, laias laastus peame sünnipäeva, on ju, ja kuu tuleb iga kuu aja tagant samasse märki, eks ju, et nende karmasõlmedega on nii, et karmasõlmede tsükkel on umbes 19 aastat. Ehk siis hästi oluline on esimene etapp ja see on tavaliselt vaata alati siis, kui inimesed lõpetavad ju oma noh, kooli on ju, siis nad on üsna selles mõttes nagu ärevil, sest et vana tahab nagu domineerida, eks ju, nagu me siin vanast rääkisime, aga tegelikult noh, juba vaikselt nagu lükatakse, et noh, kuskile mine, tee midagi uut, on ju. ja noh, lapsed või noh, noored on siis nagu ärevad. nüüd järgmine tsükkel on umbes 37, on ju. sa võid pärast mõelda, mis sul siis oli, aga nüüd paneme 37-le juurde nüüd selle 9, mis on pool sellest. ehk siis sul oli umbes 2 aastat tagasi sõlmed nagu ikkagi tegid ühe tsüklilisuse, mis viitabki tegelikult nagu sellele, et nagu noh, nii-öelda meenutada nagu minevikku ja nagu tunnetada ära, nii et tegelikult sa selle muutuse tegid siis, kui see, noh, see oli selle tsükli ajal põhimõtteliselt, noh, see on hästi spetsiifiline, võib-olla läheb nagu segaseks, aga ma lihtsalt nagu praegu jah, selle jutu peale, sest et umbes 1,5 aastat tagasi oli või umbes 1,5 aastat kuni 2 aastat tagasi oli see jah, see sõlmede koht oli täpselt samas kraadis, kus sinul kaardis. nii et see on üsna loogiline ja järgmine, kusjuures kui ma hakkan praegu mõtlema, mina tegingi sellel ajal samamoodi oma põhimuutused. Astroloogiani läks veel paar aastat aega sellisel kujul, aga ütleme nii, et ma arvan, et sul tuleb sealt veel väga-väga palju asju juurde, on ju. Aga teine asi, mis ma enne ei rääkinud, kui sa rääkisid natuke sellest, et näe, kuidas keegi, ma ei tea, suudab nii palju asju võib-olla oma siin peakese sees ära mahutada. kui sa nagu natukene, noh, vale sõna nagu muretsed, aga mida näitab sünnikaardis kuumärk? kuumärk näitab meie sellist harjumuspärast käitumist, meie ütleme jah, mis on meile turvaline, hästi selline mugav. ja kuu on sul kaksikutes ja kaksikud on selles mõttes selline uudishimulik, vajab hääldust, kiirust, kiired mõtted, teen seda, lähen sinna, näe, ma räägin ka kätega. ja see kuu, tihti kuu kaksikutes inimesed võivad isegi olla nii, et nad otsivad
hingesugulast väljaspoolt, aru saamata, et tegelikult kõige suurem hingesugulane oled sa iseendale. hullult huvitav, siis need näiteks numeroloogilised, mul seesama edukuse kood, mis ma sinu kohta tegin, mul on nagu seal 3 7. et minu kood on siis, mis ta oligi, 7 3 7 8 7. et sul seitsmeid ei ole, aga mul, noh, meil on kaheksad on sarnased, eks ju, siis see seitse näiteks numeroloogiliselt ütleb, et tohutult transformeerin iseennast kogu aeg, otsin kogu aeg uusi väljakutseid, siis vahepeal põlen läbi, jälle tõusen ülesse ja kogu aeg endale niimoodi teen, süstin nagu päevast päeva neid asju. nagu väga huvitav, seepärast see oli nii huvitav, et see kuu näitab, vaata, see on see asi, miks mina astroloogiat õppima ei hakanud. ma ei saa nagu mitte asjagi nagu aru, kuidas ma nagu saan aru, ma saan aru. ja, aga noh, et aga ja see on selles mõttes, aga jälle vaata, mis on selline nagu mindset'i teema, et never say never on ju, vaata ja never ei, say never õigemini jah, et kunagi ei tea, sest et vaata, see tuleb ka astroloogias välja, et millal mingi tsükkel lükkab sind mingite uude asja. Et minu enda kogemus ongi see, et ongi, mul oli see taro ja seda numeroloogiat, aga kuidagi nagu ma tundsin, vaata, see ongi see, kuidas me tegelikult ei usalda oma keha, on ju. Ma tundsin, see ei ole nagu päris see on nagu huvitav ja see nagu pakkus mulle sellist nagu heas mõttes sellist nagu noh, nagu sisemist põlemist või värinat, on ju, aga see pole nagu päris see. Ja ma olen nagu ma enne ütlesin ka, et mingeid asju on minevikus hea vaadata, et millal nagu siis see astroloogia tuli. Astroloogia tuli minu ellu siis, kui Neptuun läks 3. majas üle minu õnnemärgi. Lahti seletatuna lihtsas keeles tähendab see seda, et Neptuun liigub nii aeglaselt. Neptuun, kui mina sündisin, oli just läinud hamburimärki. Ta on ühes märgis laias laastus 14 aastat, on ju. Ta on seal hamburis käinud, eks ju, siis Kaljukitses käinud, Veevalas käinud ja nüüd ta on seal kalade lõpukraadides. Et sellepärast ongi, see on nagu, ütleme, üldse kollektiivselt on see hästi oluline aeg praegu, et ta juba korraks siin näitas, et ta läks jäära, aga ta on seal kalades edasi, nii et ütleme, see oligi see aeg, kus ta sealt minu esimesest majast liikus ainult sinna 3. maja õnnemärgini ja põhimõtteliselt sellel ajal. Ja õnnemärgiga seoses, kui keegi lihtsalt mõtleb, et õnnemärk kõlab, oo jee, see on ilge õnn. Et tegelikult sellega on ka nii, et teadlikule inimesele ta võibki olla nagu õnn. Aga tihti ta on see, et ta ei ole ka mugav, nagu ükski asi, vaata, kohe ei ole, nii et ma olen kohe valmis, ma olen kohe kõige ägedam või kõige perfektsem, on ju. Aga see oli hea niisugune käivituskoht, et ma vaatasin selle üle ja sealt edasi läks, mul on kalade see kõige alumine tipp, siis ma kolisingi mere äärde, et ongi juured, kalad, kõik see ka ja põhimõtteliselt sellest on siis 5 aastat, et vot need on nagu kihvt seostada, lihtsalt nagu mõtled, on ju. Nii et praegu nii kiiresti ma neid asju sul selles mõttes ei saa siin prognoosida, on ju, sest jah, astroloogina ja Astroloogide Liidu juhina ja nõustajana ma tegelikult pean väga lugu meie eetikakoodeksist. Et tegelikult me oleme alati öelnud, et me ei ennusta, et me saame vaadata, sest meil on ju see vaba tahe, on ju, kas ongi, lähed vasakule, lähed paremale, on ju, kas sa oled veel oma ohvri rollis sees või mõtled, nii, nüüd ma teen ära, on ju, ma ei karda midagi, on ju, ütlevad, mis nad tahavad, on ju, mina ise otsustan oma elu üle, ise vastutan, on ju. Just, et kusjuures nii, ma väga austan sedasama, mida sa ütlesid, siis mina ütlen ka numeroloogina, et ma räägin alati, et see on, me inimesed oleme nagu akud, et on meil plussi ja on miinust, me alati ise valime, kuhu poole me liigume, sest naerdaksegi minu ütluste peale, ma mõtlen alati, kas sa oled miinuses või plussis, mul piisab natukene rääkida inimesega, isegi kui ma ei oleks numeroloogiaga tegelenud. Igaüks meist saab ju aru, kus pool sa liigud, eks ju, ei pea olema astroloog. Et sa tunned ära, et kas sul on kerge temaga rääkida või mitte. Ja mina näiteks ka, et mina saan ka prognoosida ja see, et kui sa ütlesid ka, et kui sa oled astroloogia nagu tegelenud sellega 5 aastat, eks ju, siis mina ka näiteks, kui ma panen iga päeva neid prognoose ülesse, siis minu päev, isiklik päev on hoopis teises. Ja kui mul on nüüd mingi sündmus nagu tulemas, mille ma ka niimoodi ikkagi nõksu sätin, vaatan ja mõtlen, et vahet pole, kõik numbrid on head, et kui keegi küsib ka, et vaatan numeroloogiliselt, kas see on hea päev ja siis ma mõtlen, et aga kui sulle sobib seesama, kus me kokku saime, on ju, et see oli ainukene võimalik aeg, millal sai teha ja siis ma vaatan selle päeva plussid-miinused, mõtlen,
vahet pole, teeme ära, et no minu meelest väga hea, et siin on nagu nii ja naa, aga me saame alati oma atre seada. aga ma ei ela absoluutselt. igapäevaselt niimoodi, ma ikka käin lund rookimas, koertega väljas, ajan mehega törts juttu, käime ostame süüa ja siis vaatad kapile otsa ja siis no normaalne elu peab elama, et ei tasu hulluks täiesti minna. õige, täiesti õige, täiesti õige. Ja sellepärast ma nagu jõuan ka praegu nagu sinna, et kuna ma olengi sinust vanem, on ju, 7 aastat laias laastus, siis see on ka väga Mm. huvitav, see 7 aastat, sest 7 on astroloogias hästi oluline, see tuleb kõikidest tsüklitest välja. Et siis ma arvan, mitte et üldse nagu kuidagi pisendada, et väga noorena ei peaks astroloogiks hakkama või numeroloogiks või mis Mhm. iganes vaimsete et noh, et inimesed ongi erinevad, et ma kindlasti siin ei ütle, et tohib või ei tohi. Ma enda kogemusest lähtuvalt lihtsalt ütlen seda, et ma olen pidanud kõik need inimlikud kogemused nagu saama oma elus. et sul ei ole nagu, sul peavad olema need isiklikud kogemused ja neid ja, peab olema erinevaid, ikka väga ja ikka kohe täpselt ja niimoodi, et tunned. korralikud. Noh, ja see on väga muuseas skorpioni tõusumärgile omane, et sa ikka pead minema, et su nagu hinge vajadus ongi nagu need nagu nii-öelda see surmateemad või need suured transformatsioonid, see skorpion on planeediga Pluuto nagu siis nii-öelda noh, võrdusmärk, eks ju, ta on nagu valitseja. Ja Pluuto on ju seotud ka alati igasuguste nagu suurte transformatsioonidega, astroloogias ka 8. majaga. Et selles mõttes skorpioni tõusumärgiga sa nagu a priori saad kaasa natuke midagi sellist, et su elus ei ole et noh, mul on väga hea sõbranna astroloog, tema armastab enda kohta öelda, ma olen see lihtsa elu Sille, onju. et mul ei olegi midagi väga rasket nagu elus olnud, noh, selles mõttes, kui ta nagu vaatab oma elukaare lõikes, me oleme põhimõtteliselt üheealised. Ja noh, tema teab minu lugusid, mis mul on ikkagi ka, onju, noh, rääkimata sellest, et mul on ka olnud hästi palju avariisid noorena, onju. Aga ma olingi noorena, ma olin tegelikult suhteliselt, ma ütleks sihuke välja see jälle ei paistnud, aga ka nagu raskemeelne või selline, tead nagu, et kuidagi võtsin, noh, vaata, teismelised on üldse sellised ju maailmavalu, tule minu juurde, onju. et ma olin, eks ma endale ise kogu aeg nagu kutsusid suurendasin välja. seda ja et ma läksin ka nagu sellesse, ma hiljem nagu olen seda lihtsalt niimoodi analüüsinud, et issand, kuidas, vaat ongi see täpselt see näide, kuidas inimene iseennast nagu läheb ja läheb ja läheb ja kogu see loomingulisus ja maailmavalu, oi jumal, seda nagu noh, ma arvan, noh, see on, see oli hoopis teine Lea. ja see on nii huvitav selles suhtes, et ma vaatan praegu su sünnipäeva, eks ju. ma ei tea, kas ma võin selle lihtsalt sünnipäeva välja ütelda, ja see ikka päev. võib, ja see on ju ja guugeldades saab ka teada. ja et no siis noh, 31, eks ju, ja minu elukaaslane on 13, ehk siis kui ma olen numeroloogiliselt nüüd õppinud tundma oma elukaaslasi, siis ma tean, et 31 on sama energiaga. Mm -hmm, sipelgad püksis, kui ikka igav on, siis ise mõtlevad seiklusi välja, jälle nina põrandale, jälle seal siputavad mingi aeg, ei saa oma mineviku kogemustest välja. mm ja -hmm. siis, kui lihtsalt suureks saavad, siis nad saavadki aru, et vau, elu ongi hoopis teistsugune nagu nii. Yeah. ja ja näiteks see, kui siit ka sa tõid need igasuguseid näiteid jälle, noh, minu jaoks on see raketiteadus, need teie Pluutod, Jupiterid nõksu, ma saan ka, ega päris oinas ma ei ole. aga siis mõtlesin ka, et tead, numeroloogiliselt tuleb ju välja see missioon, sinu hingemissioon, mida sa tegema Mm pead ja kui mina -hmm, nägin seda hingemissiooni ja nüüd, mida rohkem ma neid teen, neid analüüse, seda rohkem ma saan aru, minusugune peabki käima need asjad läbi, mida ma olen juba käinud, mm seepärast -hmm, et selles vanuses, nii nagu ma ütlesin, et kui mingi paar aastat tagasi siin ma nüüd olen ja tõesti 30-aastaselt ma ei oleks veel väga hea numeroloog olnud, siis ma mm oleks -hmm. rääkinud alati seda, mis ma pähe õppisin. ja sa ja tõid just praegu väga hea näite selle, et me peame käima just selle oma elude läbi, omad kogemused, mm. -hmm. sest ma arvan, et nii kui sinul võib-olla samamoodi, näiteks minul oli nii, esimesed kliendid tulid ju totaalselt peegeldama mind. muidugi, et muidugi jaa, mm. -hmm, seda, mm -hmm. just needsamad asjad, need kogemused on ju need mingid surmaasjad, mingid lapsepõlved ja siis ma mõtlen, okei okay,, lahendame ära, aga ma sain ju väga hästi aru, et ta tuli minust mida ta tuli mulle näitama rääkima. sulle, jah mm. -hmm, mm -hmm. ja ja et kõik hästi pikaajaliselt astroloogiatööd teinud astroloogid on öelnud, et alati tuleb su juurde tegelikult mingit moodi selline sarnane. Võib-olla mind mm, on päästnud see, et ma ikkagi hakkasin ka nii palju hilja ja mul oli kuidagi selline alateadlik tunne, et ma ei hakka varem, kui ma tunnengi, et mul käib seest see ära.
et minu Mhm. abikaasa ka ütles nii, et Lea, oled sa kindel, et ma olen ka sihuke hästi empaatiline ja lähen kohe nagu hästi sisse ja hakkan kohe, noh, ikka võtan opasse ja et ta nagu ka nägi seda poolt ja arvas, et ei tea, kas noh, kas ma pean vastu ja Mhm. täna ta kindlasti ja näeb seda, et ei, et vaata, inimene ikkagi suudab ennast nagu häälestada, et vaata, sa ei lähe teda päästma, vaid et ikkagi lõpetad seansi, siin on nagu heas mõttes uks kinni, on ju, energeetiliselt Mhm. ja mina ikkagi elan oma elu edasi ja ei kanna mingit süüd ega midagi, on ju. aga jälle, kuule, sa ütlesid sellise toreda asja 30-selt. Mul juba muidugi läks nüüd enda loost rääkides meelest ära, mis see muutus sul oli, aga 30 on jälle sihuke oluline vanus. et see on seotud planeediga Saturn, et Saturni tsükkel on umbes siis 28 kuni 30 aastat, see sõltub sellest, millises positsioonis ta sul seal sünnikaardis on. et vaatangi sinu Saturni, ta on siin toredasti retrokraadne kindlasti on see ja mis see tähendab? no retrokraadne on nii, et maalt vaadatuna justkui planeet Saturn liigub nagu tagurpidi, aga Okay. tegelikult planeedid ei liigu tagurpidi, aga vaata jälle see, et noh, kuidas need proportsioonid on ju. ja retrokraadse Saturniga tavaliselt ikkagi inimesel natuke võib olla ka ikkagi selles elu esimeses pooles nagu mingisugune kergelt nagu kitsam koridor võib-olla. ta on sul Mhm. selle materiaalsuse ja väärtustamise majas, et noh, lihtsalt võid mõelda, kas on olnud siis ka mingid materiaalsed teemad või noh, väärtuste teemad on ju, enda väärtustamine, et ma alati nagu siin ka loon seda seost, et kui sul raha ei ole, on ju, siis noh, mõtle selle peale, on ju, et kuidas sa ennast väärtustad, on ju, kas siis Ja nagu väga hästi sisemiselt selle, või jõuga, on ju. väga hästi mäletan, 30-selt ma siis esimest korda olingi siin Soomes ja veetsin oma 30-aastast juubelit ja lastega kolisin siis nagu uude suhtesse. Mega hirmus oli, ikka mega hirmus, raha ei olnud praktiliselt, seepärast ma olin töötu. sa räägid täiesti nagu nabakümpi jälle nagu rusikas silma. vabaküsti. Jaa, et see on nii huvitav, näiteks see, et kui sina nüüd printsid välja selle sünnikaardi ja siis näiteks kui minul on suulised kliendid, kellega siis ma nagu noh, minul on kirjalik versioon on ju ja on suuline versioon ja sina teed kõiki vist arvatavasti niimoodi videokõnega, saan ma ei õigesti tee, aru või? ei, ma teen kohtumistega ka. Aga teed pigem on nii, kirjalikku versiooni ka või ei tee? ja kes tahab, aga kuidagi huvitav, vaata Covidi ajal oli seda Zoomi ju väga palju, onju, aga praegu on kuidagi nii, et ma ise isegi eelistan, sest ma olen siin ka ikkagi oma linnast väljas nii-öelda maakodus, onju. et noh, võib-olla ei taha, noh, nõustamisi ma teen Tallinnas kesklinnas, kui on füüsiliselt tavaliselt, et siis mugav on jah ju teinekord mõtled ka, et võib-olla ei viitsigi sõita, aga inimesed tahavad jälle kohtuda. vot mul on praegu küll Mhm. niimoodi olnud, et ka eriti kui on see esmane kohtumine, siis ma saan ka aru, onju, et vaata energeetiliselt, kuigi noh, mina tunnen ka, et vaata läbi Zoomi on selles mõttes, noh, mina saan küll info kuidagi noh, täiesti kätte, onju, kuidas sa ennast tajud või kas sul on mugav või noh, näha on, et sul on nagu tore onju ja On mugav tore olla jah. aga nii ja naa, et vaata selles mõttes, kui klient ütleb, et ta tahab kohtuda, ega ma siis, kui mul see võimalus ikkagi on ju antud, siis ma nagu vastu ei hakka vaidlema. Ma hakkasin praegu mõtlema, et ma tavaliselt proovin nagu kõrgikis hoida, kui inimene minuga, no ma teen podcast'i ka oma kanalil, eks ju, palju ja kõrgikis alati kuulan, sest sina ju tulid mulle nüüd midagi peegeldama. Ja Mhm, siis mina teen suulisi ja teen kirjalikke, et ja siis ja siis suulises, mis ma tahtsingi ütelda, et siis ma teen teistsuguse sünnikaardi lahti, kus ma näen ka näiteks sul siin see energia, see, ma muidugi ei ennusta midagi, ma lihtsalt räägin see, mis variandid sul võivad tulla. ja, mina ei näe neid ja. planeetide liikumisi, aga ma kujutan ette, kui huvitav oleks näiteks panna siis ühe inimese sünnikaardid kokku ja vaadata seda astroloogilist kaarti ja siis numeroloogilist kaarti ja Mhm. kui huvitavalt nemad mängiksid seal omavahel. ja see, mida ma nüüd kuulasin sind praegu, siis ma mõtlen, et issand, et ei tea, et kas see oli nüüd Lea poolt märk, et kunagi ma hakkan ka füüsilisi vastuvõtte tegema kuskil. See oli see asi, mis väga hea. mulle meeldib tegelikult inimestega nagu Mhm, suhelda, mhm, et mhm, olid mhm. vestlusõhtud ja no vaatame, elame-näeme, aga praegu Oleme see oli näinud. nagu mul mingi info. ja tead, vaata üks asi, mis on juba, kui sa tahaksid astroloogiliselt saada vastuseid, mis oli meie kohtumise mõte, siis astroloogias, no vaata, on olemas selline on olemas selline kaart nagu sünastria, on ju.
see on nagu see, nii. et põhimõtteliselt pannakse kahe inimese kaardid kokku, onju. Ja siis, kuidas need planeedid seal selles ümmarguses sodjaagis siis niimoodi nii-öelda, mis valdkondi nad üksteisel nagu noh, nii-öelda siis katavad. Kui ma lihtsalt Mhm, vaatan millegipärast, mul on vaata uues arvutis, kui ma praegu läksin korra sinna programmi peale, ma tahtsin panna kiiresti kokku, et mul oleks endal mugav, mul on enda sünnikaart peas, nii et ma midagi saan siit praegu sulle lugeda niimoodi mhm. kiiresti on ju selle sinu kaardi järgi, et see sinu kaart on vaata, eks ju, selline, ma selle järgi ju vaata nagu Väga huvitav kaart. ja, aga kuna mul on enda sünnikaart pea, siis mina näen seda, kuna sul on hästi palju jääramärgis on ikkagi asju, see lõunasilm, Veenus ja Merkuur, siis sina tuled minu loovuse majja, nii et selles mõttes minul ei ole väga palju jääras midagi. Mm. Et see on üks asi, mida nagu on alati hea vaadata, et kui inimesed mõtlevad, et nii tore, et vaata, ma ei tea, see minu armsam, et meil on kõik nii ühtemoodi. ja, See ja, tegelikult on ja, nii tore. et me ja. peame, et vaata ikkagi vastandid nii-öelda tekitavad nagu selle täisringi, vaata selles mõttes, et nagu kõik valdkonnad, et ja kui inimene on teadlik ka, siis ta on vaata, kui nii tore. noh, tema näitab mulle midagi, noh, mida mina endas ei näe, onju. Mhm. Ja praegu ma vaatangi, et sina paned ilusti minu loomingulisse majja oma eelmise elu karma ja ka Veenuse ja Merkuuri, nii et selles mõttes see on väga hea nagu jälle selliseks nagu koostööks, eks ju. nii, vaata, mis siin veel toredat on. No see, et meie päikesed on nagu vastasmärgid, see on alati nagu selles mõttes peegeldusteks hea, sest nad ongi ju noh, vastasmärgid on nagu peegeldused, onju. nii, ja ma vaatan veel kiiresti. Okei, kuule, aga ma arvan, et mina ikkagi selle astroloogiaga sinu elusuunda hakkan mõjutama mm. ahsoo, Mm -hmm. ahsoo, vaata kui mitte kaval, aga kaval ilme oli sul praegu peas. aga kui sa Sellepärast, et seda. vaata, ma printisin ju välja, me hakkasime kohe tegema, ma lihtsalt printisin välja, et ma saaksin siit kiiresti vaadata. Aga ma ei jõudnud ju üldse seda süveneda. Ja see, et sa võid noh, kas siis numeroloogiaga või noh, ma ütlen, kuna nad on energeetiliselt väga sarnased ikkagi, selles mõttes Mm. nad on ikkagi mõlemad sellised tahaks öelda ikkagi selles mõttes ju teaduslikud, et neil on ju mingi astronoomiline nii-öelda taust, on ju. ma täna öösel ärkasin üles, kuigi mul pidi kell 10 olema üks intervjuu ja mul paluti alguses kirjalikult ja ma ütlesin, mul on praegu nii kiired ajad, et teeme nii-öelda telefoni kaudu, onju. Ja siis jälle, noh, ei ole juhuseid olemas, nagu me alustasime oma vestlust ja kell 3 ärkan üles ja hakkan juba peas kirjutama, no ei tule und, onju. Tegin selle ära Ja. 2 A4 ja läksin kell 5 uuesti voodisse, onju. Ja et nii ongi, et kus ma üldse alustasin, aga mõte on nagu selles, et koostööd ja siis koostööd mina ja kõike kõik vaatan. need niisugused asjad, et noh, noh, mina näiteks täna tunnengi, et on mingeid tööotsi, mida ma veel teen, ma sellest ei olegi jah veel rääkinud, aga ma pean seda osa endast kogu aeg vähendama teadlikult, vaata, sest ma kehas tunnen ära noh, ma olen seda juba teinud, asi pole selles, et see on kuidagi vale, aga jälle, et hing tunneb ära. täna, Lea, sa pead jooksma sinna nii-öelda selles suunas ikkagi, Mhm. et see sind nagu teeb rõõmsaks, energia voolama, särama, oled selline, tead nagu purjus heas mõttes, onju. ja, ja. jah, et, See on, et nii ongi. see on nii põnev, lihtsalt saad aru, see on nii nagu, kui mina räägin, vaata siis sul nagu niimoodi läheb nagu mingi sõnad suhu ja siis proovid kinni hoida, et vahele ei sega. aga see oli siis, kui oli see, kus me siis kohtusime, vaata, ma rääkisin ka nendest energiatest onju, mis mina pidin numeroloogiliselt siis rääkima kõik onju. ja siis sina ütlesid, ma kohe tajusin ära, ja see Saturn liigub niimoodi ja siis praegu näiteks, mida siis ma räägin kõigile inimestele, et 9 siis see aasta on ju, see on lõpetamise aasta Mhm, energeetiliselt kõigil, et tuleb mhm, uus aasta uue energiaga ja see mõjutab kõik, tahame või ei taha, midagi peab ära lõpetama. mhm. millega mina pusserdan praegu, ma kuulan sinu juttu ja jälle copy. ma rääkisin just mehele pikad jutud eile maha, et ma tegelen veel 2 asjaga nagu kõrvalt, mis on mul kunagi toonud leiva nagu lauale, aga see on ikkagi, ma ütlen nagu business pool, vaimsust väga vähe, kui ainult see, et inimestele delegeerin. ja ma eile räägin ka, et ma ei tea, ma nagu kõigile räägin, et lõpetage ära, seepärast muidu universum lõpetab teie eest. mina kordan sama lauset.
ja siis ma mõtlen, et kurjas ongi nii, vaata kingsepale endal katkised need jalanõud on ja siis ma siin niimoodi nohistan vaikselt ja ma mõtlen, et aga no kui ma niimoodi kõigile räägin, siis ma ju peaksin endale ka rääkima, sest nüüd kogu aeg nagu hakkab minema sinnapoole, et vägisi. Ja siis ma mõtlen, kui ma nüüd mõtlen versus see minu business on ju, millega ma olen tegelenud 14 aastat, mis on mulle leiba toonud ja siis numeroloogia, siis mu süda röögib sinnapoole, sest siin numeroloogias on nii palju võimalusi ja siis sa hoiad seda oma täiskasvanud last veel kõvasti kinni nabanöörist, vaata, ei lase seda business'it nagu ära, aga tal on juba kruut olemas tegelikult. just, just, ja siis just, 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 sul on just. sama case äkki või? Ma räägin kohe oma loo, lihtsalt ma tahan sinule öelda selle kohta, et astroloogias on siis selline koht nagu MC ehk siis kesktaevas, on sealsamas üleval, see 10. maja põhimõtteliselt algab sellest, kus see sinu see eelmise elu karjäär on ja mis on ka nagu ütleme ikkagi selles elus sul oluline, et igal juhul sa pead silma paistma, et ära sa looda ainult sinna maale minna ei. suisse sahistama, aga see MC-ga on see lugu nüüd selle kesktaevaga, et see on sul kalade märgis. Ja see on siis see, mida sa pead maailmale näitama ja kalade märk on ühte sulamine, inspiratsioon, selgelt nägemine, noh, selles mõttes samamoodi nagu inimkonna heaks. Minul on see koht neitsi märgis, see on jälle, need on meil nagu vastasmärgid, aga tegelikult mõni võib öelda küll, et oh, neits on ju sihuke praktiline ja kalad on võib-olla selline loominguline, et üks on nagu siis tavaarst ja teine on siis nagu hingearst, on ju. Ühed arstid mõlemad, ütlen ma sulle, ühed arstid mõlemad, et nad ikkagi teevad midagi sellist puhastust, mis maailm vajab, on ju. Mina teen võib-olla natuke rohkem praktilisemal moel isegi siis vaata, kui sina, noh, ütleme see nagu see maksimum eesmärk, kuhu sa pead liikuma. Väga huvitav sellest. Ja jätka veel ja nii huvitav lihtsalt. Ja kuna sa küsisid, vaata nüüd ma vastan sellele, et sa küsisid, et võib-olla sa pead ka midagi ära lõpetama. Kuule, ma arvan, kogu aeg ma tunnen, et ikkagi mingid asjad vajavad lõpetamist, aga minu enda lugu on siis ka seotud ikkagi ka samamoodi ettevõtlusega ja äriga. Et mu enda siis see põhiettevõte, mis tänaseni eksisteerib ilma minu abita täna ikkagi, sai 24-aastaseks. Ja ma tegelikult 18 aastat vedasin seda ise. Nii et aastal 2019 ma võtsin endale mantlipärija tegevjuhi. Nii et mina selles mõttes nüüd ikkagi võin öelda, et ühe asja ma olen ikkagi suutnud niimoodi kontrolli alt nagu lahti lasta. Et see on jälle, noh, täpselt nagu sa isegi ütlesid, et õpetad seda teistele, mida peaksid ju ise ka tegema, et ma selle tegin tegelikult enne seda suurt astroloogiat ära. Et ma lihtsalt nii tundsin seda ja võin ka öelda, mida ma olen ka oma klientidele öelnud, kes sama asja tunnevad, sest ma olen ka kogemusnõustajaks õppinud ja ärevusteemadel aeg-ajalt, noh, vaata neid asju sa lihtsalt miksid kokku, ei ole nii, et tule nüüd ainult räägime nagu ärevusest, vaid ikka miksid nagu mitut asja kokku. Et siis ongi see, et kui mingil hetkel lasedki lahti, vaata, et tead, läheb nagu läheb. Küll siis veel tuli COVID ja igast asjad juhtusid, on ju. Aga täna on selles mõttes kõik taastunud, ettevõttel läheb hästi, ettevõttel on tore tegevjuht ja töötajad ja õudselt mõnus tunne on, vaata, see ongi see selline nagu natuke sihuke vanaema tunne juba, vaata, et lapsel on kõik hästi, ta elab oma elu, ta on iseseisev, sa ei pea teda kogu aeg seal potitama ja kontrollima ja närvidele käima, et see oli raske, kindlasti oli. Aga õnneks vist on täna seda teadlikkust nii palju tulnud, et kuidagi saad aru, et kuule. Ja vahest mul tegevjuht nii armsasti ütleb, et kuule, ma tahaks rääkida, tead, sa ei taha. Sest kui mina juba tulen, siis ma tulen all in ja tead aru, see on see skorpioni intensiivsus, skorpioni tõusumärgiga inimesed on tegelikult nagu, ütleme nii, et kui me veel ikkagi 2 tundi räägime, siis sa ikkagi väsid ära, ma arvan. Kindlasti väsin. Jah, see on selles suhtes nii huvitav, näiteks kui sa ütlesid, et kui ma lähen sinna maale ja sussi sahistama, et ära kujuta ette, et sa pead pildis olema, et aga siis sinule vastu tasuks ütlen samamoodi, et sa tead ju seda ka väga hästi, miks me siin sahmime oma kätega, et sul on ka edukuse koodis siin number 3 olemas, mis tähendab seda, mis ma kõigile räägin, kellel on 3, siis te peate olema pildis, sest muidu te ahistate oma pereliikmeid selle oma energiaga. Ja tapate ära, no näete, Lea ka noogutab siin.
aga nii on ja siis sul on tegelikult see väga suur nagu selline armastus kogu oma lähikondlate, lähikondsete kondlast. vastu, kontsete ja, vastu. ja jah, et sul on see number 6 olemas, mis ka tegelikult number 6 ja 9 näiteks numeroloogiliselt ütlevad ka, et see vaimne tee ja teiste nagu aitamine nagu kõrgemale tasemele iseendaga suhtes, et siis see on nagu see sinu teekond. Ehk siis, aga samas sul on 8, mul on ka 8 edukuse koodis, mis jällegi räägib seda, et okei, me nagu kuna meil on vaimsed numbrid väga nagu tihedalt meil mõlemil Mhm, seal olemas sünnikaartides, eks ju, siis see, et me peame olema põhjuseks, et teised saaksid nagu läbi sellise pehmuse aretama neid, aga teine pool, mina ütleksin, see on pigem miinuspool see, et mida me oleme mõlemad arvatavasti läbi käinud, mina enda najal tean rohkem, sind ma tunnen nüüd võib-olla 30, võib-olla 50 minutit nüüd rohkem kui enne, onju. Aga see, et ma olen tagunud ikka tõesti seda nagu businessi rauda ja nina, see veri ninast välja vaata, et peab mhm, lihtsalt asjad minema nii, et ema ütles, et peab tööd tegema ja nii on. mhm, aga mhm, nüüd ma saan kardinaalselt teistmoodi asjadest aru, et ilma valuta, ilma pingeteta ja magad rahulikult nagu lill, ainult see, et kui lubad kliendile ja ei jõua täna ära teha, et siis on ainuke minu murekoht. siis ma teen mhm, lihtsalt nädala pärast ja mõtlen, et noh, elus oleme ju kõik on hästi. ma tõusen ka vahest öösiti üles, mõtlen, et kurjam nagu, aga see tunne on hoopis teine tunne kui see, et sa oled mingi ülemus, ajad business'it taga, et see, et keegi helistab sulle, et ta ei saa tööle minna. mhm. nagu hoopis teine tera, vaata, kui ja, vastutad iseenda eest ja aitad inimesi. sa ja, nukutad ja. seal nüüd rõõmsalt jälle. mida ma korra veel mõtlesin, et võib-olla jätame järgmiseks korraks ka midagi, aga et lihtsalt veel toetavalt vaata kuidagi sellele sama sinu nagu sellele elusuunale, mida sa nagu mulle tundub ikkagi täna oled juba valinud. et sul on Marss on ka vähimärgis, et see on ka selles mõttes tegelikult su tegutsemine ongi hästi selline ikkagi noh, sa nagu tunnetad ära, on ju, mis sa pead tegema. see vajab väga niisugust emalikku hoolt ja kätt, on ju, sest vähimärk on meil seotud kuuga ja kuu on ju meie nagu naispool, kui päike on siis see meespool ehk siis isa ah, arhetüüp, siis selline Marss vähis ja 12. majas, 12 maja on meil selline natukene varjatud maja, noh, vanad astroloogid ütlevad ka niisugune natuke karmamaja, on ju, aga tegelikult ta on selline alateadvuse maja, nii et kujutad ette, et Marss on ju see sõdalane, see tegutseja, mm, tegelikult natuke sellise varjude maailma või natuke selle pimeda alaga, aga on seal selline heas mõttes selline tõeline sügav hoolitseja, on ju, et see sobib nagu väga sinu selle tänase teega. ja, ja võib-olla jah, praegu selles mõttes tead, siin on rääkida palju, aga ma ja mõtlengi, ma et tahtsingi ütelda, ära kõik välja kohe räägi, et kui sa nüüd juba vihjasid, et kes teab, võib-olla tuleb siit mingi jätk, et siis jätame põnevust. et vaata, tunnetame, on ju, vaata, mis sellest asjast saab, Absoluutselt. et minu meelest täna peaks olema taevane kuu veel veevalajas. et kui kuu on veevalas, vaata kuu vahetab ikka 2,5 päeva tagant märki ja siis ongi umbes selle kuu aja jooksul käib kõik need 12 sodjaagimärki läbi, on ju. et see on ka jälle selline üks nipp, mida ma olen alati öelnud, et kuna sinul on kuu kaksikutes, siis alati, kui on taevas see kaksikute kuu, on ju, see on ühel kuu jooksul siis 2,5 päeva, et see on kindlasti sulle hästi sobiv või noh, selles mõttes ta nagu on toetav, vaata, see on sinu nagu selle kuu energiaga nagu hästi nagu süngib ära, on ju. et siis praegu on kuu veevalaja, see veevalaja märk ju alati on seotud selliste tulevikuteemadega ja sellise noh, suhtlemisega. jah, ta on õhumärk, on ju, aga ta on selline ta peab oluliseks nagu suurt plaani, mitte isiklikku plaani. et okei okay. vaata, et selles mõttes, et me ajastasime niimoodi juhuslikult, sest mina ei vaata kunagi, kuhu ma lähen, ma lihtsalt tunnetan ära, jah, et kui ma nagu igat kokkusaamist niimoodi hakkaks astroloogiliselt tohutult ja mõõtma ja analüüsima, no kuulge, noh, see ei oleks elu enam, see ei oleks reaalne selline elustiil, et igal juhul ma arvan, et see oli lahe algus. minule väga mm. meeldis sinuga rääkida siin. mulle ka selles suhtes väga meeldis, et tahtsingi ütelda, et aga Lea, kas sind leiab nüüd kõigepealt enne teie, kes te nüüd kõik kuulasite siin, pange kommentaarid, et ma ei tea, kommenteerige selles suhtes, et mis nagu esile tuleb, sest ma ei oska isegi küsida mitte midagi, et mida kommenteerida, aga me täiesti essad korda ja vot vestlesime niimoodi, et avalikult teie ees nüüd, nii ja, nagu me oleksime lihtsalt ilma salvestamisele nagu panemata praegu vestelnud. jah, jah. et
kommenteerige, et kuidas, mida ja mis teil endal on nagu elus juhtunud või mida tahaks küsida ja ma tahaks tegelikult, Lea, sinu käest küsida, et kuidas sinuga kontakti saab, et ma endal panin nüüd numbritekeel.ee siia taha, et siis siit leiab minu kohta infot, aga kust sinult leiab infot sinu kohta, et kui minu vaatajad ja minul on ka täiesti koduleht, kuna mu nimi on küll ka siin ekraanil, aga see on suht keeruline ja pikk, siis noh, guugeldades tuleb muidugi ka välja, aga mu koduleht on imelihtne. Miia, 3 tähte ja Y on siis ehk siis nagu My Astrology laias vaatavad? laastus, et sealt saab siis minu kohta kontakti ja seal on mul blogi ja muud asjad ka, mis on nagu selle astroloogia maailmaga seotud. väga väga tore, vinge. väga tore, Ja aga siis aitäh kõigile, kes kuulasid ja loodetavasti tekitasime mingisugust toredaid mõtteid teile. toredaid mõtteid ja võib-olla teil, ma ütlen kiiruga, et võib-olla teil tekib hoopis mõtteid, et mida me võiks ja Leaga teha näiteks. me võime kõigest asja arutada koos. ja, et andke meile mingeid vihjeid, siis siit on meil nagu vahvam niimoodi edasi minna, et mina numeroloogia pilgu läbi ja siis Lea astroloogi kogemuste läbi. väga sobiv, vaatame. tore. ja tšau, aitäh kõigile.